sest issand kutsub oma rahvast kõrgemale tema osadusse. Ühte kohta, kus tema valgus ja tema osadus pühib ära ahelaid, pühib ära segadus, pühib ära alaväärsuse tundeid, pühib ära kaotuse perspektiive, pühib ära iga negatiivne asi ja sellest kohast, mis on usu jaoks, nagu oleks kasvuhoone, üks ümbritsetud paik, kus Jumala armastus ajab välja kartuse. Üks koht, kus usk saab laabuda ja õitseda takistamatult. Üks koht, kus meie visioon ja arusaam suureneb oluliselt üle selle, mis me jõuame praegu harada. Tõuske siis. Tõuske siis sellesse kohta. Tõuske sellesse kohta, kus Jumala ülistus on teie keelel, teie huulil, teie südames. Las see tõusta kui üks pidev jõgi, mis ülendab ja ülistab taeva loojat. Sest et see, kes austab Jumalat, saab ise austatud. Sest Jumala silmad ikkagi lähevad sinna ja tänne otsides neid, kelle puhul ta võib ennast vägevana näidata. Ja ta otsib neid, kes kummardavad teda vaimus ja tões. Võtke selle koha siis enda elu asemeks. Üks koht tema varju all. Üks koht, kus tema nimi kaitseb sind. Üks koht, kus valgus lööb vaenlase teod pikale sinu elus. Sest et sa oled Kristuse Jeesuse vaba inimene. Ja astudes sellise kohta, kõik, mis ta on ostnud sinu jaoks, see läheb kiiremini rakendusse. Ja sa näed ja koged. Ja sa näed ja koged see koht. Sa näed ja koged see koht. Plaksostosha kabaletis. Tõstame käed praegu Steve Zenemal haastajassa. Siis ma kuulsin vaim ütlevad, kas ma ikka leian endale rahvast, kes on andunud minule, kes on minu käes, et paluda läbi asju, et kulutada välja saladusi, et paluda välja tulevikku, nagu olid muistsel ajal. Kes on need, kes annavad ennast, et lasta minu vaimu jõge voolata teie seespidisest inimest, et kuulutada välja, et paluda kohale, et paluda läbi asju ja erinevaid asju, mis Jumal tahab veel tuua esile oma ihus. Las see jõgi voolata ja las Jumala rahva südamed ja mõtted olla kuulekad sellele, mis Jumala vaim tahab saavutada. Me täname sind, Jeesus, me täname sind vaimse tehnoloogia ees, kui nii väljendada seda asja. Me täname sind sinu vaimse panuse ees, me täname sind viiside eest, mida sa oled meile andnud ja teinud avalikuks, et me võiksime paluda seda mööda. Et kohale paluda sinu täpset tahet mööda. Oh, halleluuja, prestose. Oh, halleluuja, preskose. Tõstame käed ja täname issandat selle ees, et ta ei ole jätnud meid vaestest lasteks. Ta ei ole jätnud meid oma ressursside peast tegutsema. Ta ei ole jätnud meid sellisel viisil. Aga ta on sisestanud meid oma väevaimuga, oma tarkuse vaimuga. Las see tarkus siis saada üha rohkem ja rohkem avalikuks. Las see vägi saada rohkem ja rohkem välja elatud läbi su rahva, sest et meil ei ole antud arguse vaimu, vaid väevaimu, armastuse vaimu ja mõistliku meele vaimu. Oh, me täname sind selle eest. Ja keset pöörast ja segast ja totaalselt segast põlvkonda, kes ei tea, kuhu nad lähevad. Ja nad ei saagi aru, mida nad väidavad. Aga seal on üks valgus, mis on valmistunud nende jaoks. Isa, anna meile tarkust, et jõuda nendeni, kes on väljaspool.
Isa, me täname sind selle eest. Lase püha vaim veel tuua. Suurem ja suurem padutunnetus ka paduste keskele. Aga isa, et me oleksime ka valmis, et tuleks üks sõna, mille alusel nad võiksid tunda ja aru saada, mis sina tahad neile tuua. Sest et lõikus ei tule ilma seemneta. Lase seemed siis saada külvatud neile, kes väljas pool. Ja me täname sind, isa, selle eest. Tõstame käed ja täname issandat suure lõikuse eest, mis tuleb siin Eestis, mis tuleb Euroopas. Isa, me täname sind selle eest. Halleluja. Meil ei ole keelatud. Me saame selle kätte. Oh, halleluja. Jumal on andnud selle meie kätte ja me peame lihtsalt üürima sinna poole, lavastama seda, ehitama sinna poole ja me saame selle kätte, sest see on Jumala tahe meie jaoks. Ta ei ole lasknud sind sünnitada tühja. Halleluja, me täname sind, Jeesus. Halleluja. Oh, me täname sind, Jeesus, selle eest. Halleluja. Shekeberidi alana maltastas. Oh, halleluja. 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 Selline tunne, et hiljaaegu me oleme üldse nagu teinud korjanduse pärastpoole, et me läheme kohe ülistuse ajast kohe sõnasse, ilma et oleks see vahel. Aga ma tunnen võib-olla teistmoodi teha, võib-olla sellepärast, mis toimub pärastpoole, ma ei tea, aga võtame praegu korjanduse. Saame külvata siis sellesse, mis Jumal on tegemas selles paigas. Ja iga seminari aeg, seal on omad kulud ka. Ja ma tean, et me suudame kulud katta ja siis üle selle minna. Dr. Jonathan on rääkinud erinevaid asju seoses see hoone ja selle valmimine ja tegelikult omab väga strateegilise, mitte ainult praktilise, aga vaimulikult ka strateegilise koha Eesti tulevikus. See hoone on tähtis selleks, mis Jumal tahab läbi viia. See, mis moodi see tuli meie kätte, see oli totaalselt ime. Mitmel viisil oli see ime. Aga see, mis Jumal tahab veel edaspidi teha, see on tähtis. Dr. Jonathan ütles niiviisi, et see, mis saab olema apostolik baas, saame aru nagu Apostolikude 13, Antiochia ta oli selline linn, mis kogudus seal oli nagu baas. Me tulime aastaid tagasi, saab olema 20 aastat saab olema täis see 6. juuli. Saab olema täpselt 20 aastat, kus me kolisime siia Eesti. Ja see on meile väga tähtis. Aga kui me tulime siia, me saime aru, et see on kaks asja. Me teadsime, et me ei tule muu asja pärast, kui et käivitada kuidagi viisi oma panuse teha. Me saame aru, et seal on kogu aeg teisi faktoreid, inimesi, keegi ei ole ainuüksi midagi tegemas siin Kristuse ihus. Aga me tegime vähemalt oma osa ja me teadsime, et meil on üks roll mängida selles, et tuleb üks ehtne, tõsiselt riigi ja suurema piirkonna kui Eesti Vabariigi, sellise suure piirkonna raputamine püha vaimu väes. Ja me oleme alles võib-olla nagu viimase, võib-olla mõne aasta jooksul aru saanud paremini, et see ei toimu lihtsalt sellepärast, et keegi palub selle eest. Seal on teisi faktoreid. Ja kuna me räägime, ma jõuan selle juurde, millest me räägime, sest et väga tähtis osa sellest on palvest, aga saad aru, et see on rohkem kui ainult, et meie tahame midagi ja meie palvetame selle asja eest ja see tuleb kohale, sest et Jumalal on üks plaan. Ja see plaan hõlmab rohkem kui ainult, et toimub üks uus sari imetegusid. See on palju sügavam. So kui sa kuuled, et seal on mingid imeteod lahti puhkemas kuskil niiviisi, tea seda, et see iseenesest ei tähenda, et see on mingisugune ärkamine, mis on Jumala poolt seatud paigas veel. Sest et see on üks kõrvaline, kuidas ütelda niiviisi, see on üks kinnitav asi, jah, aga saad aru, et tulevikus saab olema ka valed imed. So imed iseenesest ei näita midagi. Kui Jumal on midagi tegemas loomulikult, et imed hakkavad kaasnuma ja kasvaval viisil toimuma, aga seal on palju sügavamat midagi, mis Jumal teeb oma rahva keskel.
Ja kui me tähelepanu saab kõrvaldatud ainult nende imede peal praegu, siis need sügavamad ja tähtsamad asjad ei saagi tehtud, sellepärast et seal on arusaamad, mis põhjustavad nende omaks võtmine, põhjustab, et Jumal saab läheneda meil sellisel viisil, kus tema arm on meie kohal suuremal määral kui kunagi enne. Me ei räägi lihtsalt imedest, me räägime tema auhiilgus ja tema osadus on niivõrd meie peal niiviisi, et inimesed saavad sellest aru lihtsalt vaadates meid. Ja see on tähtis. Osa sellest, me räägime nagu mitmest asjast isegi selle nädalavahetusel ka, sellepärast, et see ei ole üks asi, mis toimub automaatselt. Nii nagu üks väljendab niiviisi, üks tõeline ärkamine ta ei ole erinev ühest lõikusest. Sa külvad ja kastad ja külvad ja kastad või külvad ja siis kastad ja kastad. On aeg, on kastmised. Aga selle kohta on isegi sügavam see, sest see on väga mitmelaadiline ehitus, mis Jumal tahab saavutada meie keskel. Amen. So kui sa näed ennast ja sa oled avastanud, wow, ma ei tea, mis minust on saanud, et mul on see asi on mind häirima hakanud ja see asi kuidagi on tagasi tulnud ja ma ei tea, kuidas ma ei ole veel leppinud selle asjaga kuidagi viisi ja mul on need raskused. Lihtsalt rahune maha. Tead seda, et Jumal laseb see kuumus tuleb teie peale, et tuleks esile mõned asjad, mis on saastad, et sa saaksid paluda ja otsida Jumalat tegeleda nende asjadega, et saad lõplikult sellest vabaks, mitte ainult võidu üle selle asja, aga sa tuled hoopis teisele tasandile. Et me ei siple samas kohas üks teine 10 aastat. See on, mis Jumal tahab. So, et selleks, seal tuleb üks uus liiki veendumus ja ma kasutaks sõna meeleheitlik, aga see on võib-olla sageli üks selline nagu kuidagi negatiivne maiguga sõna. See nagu oleks meeleheitlik, see on üks selline desperaatsus, aga mitte sellises mõttes niiviisi, nagu oleks negatiivne ja lootusetusega kaetud selline sõna. Ta on vaid üks väga lootusega sisestatud sõna, kus me oleme nii asja kannul ja nii asja järgi ja me ei võta ei vastusena ja me saamegi selle asja kätte ja me elame uut, nagu see on see primaarne eesmärk, milleks me elame. Sul võib olla töökoht, sul võib olla 2 töökohta, sul võib olla pere, sul võib olla isegi 5 last või 10 last, aga su primaarne eesmärk on, et kõik on suunatud, et viia läbi Jumala tahe selle lõpu ajal. Ja see on tähtis. Kiitus Issandale. So, halleluuja. Jumal toob meid sellise kohta ka, kus ülistus, ma ei tea, kas see ei olnud minu märkmõttes üldse, mul ei ole sõnagi sellest, aga ma lihtsalt kuidagi, see tuli jälle üks selline õhutus. Seal on kuidagi viisi, kristlus laias laastus on läinud nii pinnapealseks. Ülistuse kassetid ja ülistuse konverentsid ja ülistuse isegi sellist, kus õpetatakse ülistust. See on läinud nii väliseks, läbiviimiseks ja pinnapealseks ja see tiirleb ümber ühe tühja tümpsu. Nüüd, halleluuja, kui seal on head pillid ja mul meeldib tümps. Ja tümps võib olla, aga tümps ei ole ülistus. Kas saad amen ütelda? Ma arvan isiklikult, et aasta jooksul, mis on tulemas, me näeme mõned väga erilised stiilid. See on eesti sõna ka, eklektiline. Kes teab, et see on sõna? Okei, mõned noogutavad, ma lihtsalt eestipäraseks tegin üks sõna, mis on ammugi olemas. Eklektiline, keegi küsib, mis see eklektiline tähendab? See on, kui sul on eklektiline maitse muusikas, see tähendab, sul meeldib hästi palju erinevaid stiile. Sa ei ole piiratud lihtsalt, et sul on üks kitsas selline, et vot see meeldib ja muud midagi ei kõlba, eks ole. Okay? Kas tead, et Jumal on stiilide autor? Mõni stiil on võib-olla loomu poolt natukene kuidagi viisi, ta ei ole võib-olla puhas. Ta on, ütleme nagu ta, või see on nii käsitletud inimeste poolt, kes on ebapuhtab, et meie kontseptsioon on, et me ei kujuta ette, kuidas see saab olla puhas, aga võib-olla isegi saab. Sest vahetevahel meie arvamus on kujundatud sellest, mis me näeme ja mis me ei näe. Aga Jumal võib võtta hästi palju erinevaid asju ja tuua endale üks tugev tunnistus lõpu ajal. Ja ta teebki seda. Aga ülistus ei ole muusika. Muusika on üks vahend.
Aga Jumal toob oma rahvas kõrgemale niiviisi, kus see tähelepanu ei ole, kes teeb midagi laval. Tähelepanu ei ole selle peal, mismoodi pillid on hääles ja kes mängib mida ja kui hästi nad mängivad ja mis tehnika on kohal. Aga tähelepanu on selle peal, et meie oleme Jumala osaduses ja me nõuame Jumala osadust, et ta tuleks meie keskele. Ja ilmuks meile ja puudutaks meid ja me kogeks seda. Iga kokku saamine selline, ta on üks puute või kokku saamine Jumalaga. Kuidas väljendada encounter paremini? Kas keegi aitaks mind? Kas on üks parem sõna? Üks kogemus temaga. Jumal tahab seda. Me võime seda harida ja me peame seda harima ka, kui me oleme üksi. Keegi ütleb niiviisi, et tead, mul ei ole pilli kodus ja nagu, et saad aru, kui sa saad ainult ülistada muusikat, kui seal on midagi makis mängimas, siis sa oled kuidagi viisi ühe välise asja sõtlane. Sest et ülistus ei ole muusika. Muusika võib olla kaasas abivahendina, aga ta ei ole muusika. Ülistus tuleb südamest, ta on üks kiitus ja austus Jumalale ja see tõuseb. Ja kui ma olin noor kristlane, ma sain pääsud sellises kohas, kus ainuke muusika oli selline kuiv orel. Keegi küsib, mis see kuiv orel on? Kuiv orel on orel, mis mängitakse niiviisi. Oleks mingi vanaaegne film, Boris Karloff mängib seal nagu seal orelit ja mingisugune ulmekas niiviisi, mingi nagu, keegi tea, mis see näitab, kui vana ma olen. Ja mõned filmi huvilised saavad kohe aru, mis see on, aga sünge süke orel mängib niiviisi. Ja kui Jumala vaim hakkab liikuma, siis summutatakse seda niiviisi kuidagi. Orel hakkab mängima, et summutada, mis Jumala vaim hakkab tegema. See ei ole püha orel siis enam. Kuidas ma saatan sellise asja? Aga me saime kokku väga sageli oma vahel teiste kristlastega ja isegi mõnede juhtidega sedasi niiviisi, kus olime lihtsalt põlvili kellegi diivani ääres ja tõstsime käed seal niiviisi ja Jumala vaim tuli ja lihtsalt nii puudutas meid. Me saime nii kastetud. Õhk läks nii kuidagi nagu paksuks Jumala osaduses niiviisi, et mõtled, wow, et kas või lõikad nagu tüki noaga välja niiviisi ja vii selle kaasa endaga. See oli nii, see ei olnud üks selline lihtsalt niisama atmosfäär. See oli nii, see oli Jumala osadus. Mingi maitse tema hiilguses niiviisi. Sa peaaegu ei tundnud, et sa olid põlvede peal. Sa peaaegu ei saanud aru, et sul oli ihu. Õhk oli, sa peaaegu ei näinud diivanit. Sa olid nii üles haaratud sellega niiviisi. Aga see tuli lihtsalt sellepärast, et inimesed tahtsid Jumalat ülistada. Ja seal oli selline igatsus. Ja ma tean, et ajad olid, see oli võib-olla ühe suurema ärkamise lõpufaasil. Aga Jumal tahab midagi enamat tagasi tuua, kui on kunagi olnud. Ja ta tahab õpetada meid, kuidas läheneda tema osaduses. Ja sa võid üles märkida see asi, et ülistus on kõrgeim klasstegevus sellel planeedil ja üldse kus iganes. Nii taevas kui maa peal. See on kõrgeim klasstegevus. Kõrgeim asi, mis sa üldse saad teha. Ja Jumal on teinud meid kuninglikuks preestrikonnaks. Me peame mõistma, et see ei ole nali. See on, võib-olla vaatame ilmutusraamat esmalt. Esimene peatükk, salm 5 ja 6. Räägib ja Jeesuselt, Kristuselt, kes on ustav tunnistaja, esmasündinud surnute seast ja maailma kuningate valitseja, temale, kes meid on armastanud ja meid on vabastanud meie pattudest oma verega ja on meid teinud kuningriigiks, preestriks, Jumalale ja oma isale. Ütleme kõik koos, et Jumal on teinud meid kuningriigiks ja preestriks. Mis preester teeb? Vanas testamendis preester oli see, kes oli vastutav
et seisma inimeste ja Jumala vahel, et tõsta ülistust Jumalale. Meil ei ole üks preester praegu, me oleme kõik preesterkond ja Jeesus on ülempreester. Kas keegi saab aamen ütelda? Kui sa vaatad 1. Peetrus 2. peatükk, ütleb niiviisi salm 9, teiega olete valitud sugu, kuninglik preesterkond. Kuninglik, inglise keeles royal, nagu ta on sõna eesti keeles. Kuninglik preesterkond, püha rahvas, omand rahvas, et te kuulutaksite tema aulisi tegusid. See on üks asi, me oleme kutsutud tegema. Ja Jumal tahab õpetada meid, kuidas tõusta selles ametis, et olla see preester Jumala ees, kes me peame olema. Et seista inimeste ees, Jumala ees ja esmalt, et tuua Jumalale austust. Sest meie ei saa teenida inimesi, kui me ei ole esmalt teeninud Jumalat. Sest et sellest kohast, olles tema osaduses, me tuleme alla teenima inimesi. See räägib meist kõigist. Kui sa lähed ja sa tunnistad patustele, sa seisad kui preester tema ja Jumala vahel. Sa ei pea seda seletama temale, tema ei saa sellest asjast aru. Tegelikult on parem mitte seletada selliseid asju. Piibel ütleb, et sellised asjad ei ole, et need on vaimselt mõistetud, Jumala vaimu kaudu mõistetud. Inimesel, kellel ei ole Jumala vaim, ta ei mõista selliseid asju. Sa lihtsalt tood pahandust endale. Aga samas, et sa pead teadma, kes sina oled. Ja et sul on vastutus tuua selle Jumalale. Vanas testamendis, kui preestrid ei toonud ohvreid, see oli üks aeg, kus Jumala vaim ja tema osadus taandus ja Jumal oli eemal ja tema sõna oli haruldus. Jumal tahab tuua tema sõna tagasi niiviisi, et see on kuulda ja kuuldud hästi palju ja et see sõna, mille kaudu me elame ja inimene ju ei ela lihast või leivast, vaid igast sõnast, mis lähtub Jumala suust. See on meie elu, see on meie elu allikas, see on millest me elame. Sellest sõnast, mis lähtub, mitte lähtus Jumala suust. Seal on üks värske midagi taevast, mis Jumal tahab anda meile. Ja kui me tahame käsitleda seda teemat, see nädalavahetus, kuidas saada Jumala käest, me räägime seadustest, mis põhjustavad, mida me saame Jumala käest. Me uurime ka seadusi, mis kehtivad ja tegutsevad, mille alusel paljud ei saa teatud asju Jumala käest. Sest seadus on seadus, ta ei mängi kuidagi nagu lemmikuid. Kes saab aru, et gravitatsioon ei ole selline selektiivne seadus, ta toimib kõigile. Väga vaikselt, ta ei hoiata kedagigi. Ma hoiatan sind, kui sa hüppad aknast, siis vot. Gravitatsioon ta ei hüüa, ta ei röögi, ta ei sosista, ta ei hoiata üldse. Ja inimene lihtsalt väga vaikselt, ta saab oma karistuse kätte, kui ta ületab teatud seadused väliselt sedasi. Gravitatsioon, see on üks väline seadus. Jumal on pannud universumisse palju erinevaid seadusi. Kes saab aru, et inimene ei ole ise leiutanud füüsika seadusi? Nad on avastanud füüsika seadusi, mis juba olid kehtimas, sest et kõik, mis toimub universumis, seal on erinevad matemaatilised, siis selle all füüsika ja ka bioloogilised erinevad seadused, mis kehtivad. Eluseadused. Matemaatika on matemaatika, oled sa siin, oled sa Pariisis või oled sa Marsis? On ju? See seadus on paika pandud, see on olemas. Ja enne kui see maakera oli olemas, matemaatika oli olemas. Sellepärast, et Jumal, tal on kord, tal on korrapärasus, kõik asjad on paika pandud niiviisi, ta tegutseb seaduse alusel. Seaduste alusel. Seal on tähtsad seadused, meil on vaja mõista neid, et me ei ole alateadlikult tegutsemas nende seaduste vastu ja me saame kuidagi pähe ja üritame uskuda ja üritame tuupida Jumala sõna meie sisse ja kuidagi viisi, et meie usk kasvaks ja kuidagi viisi see ei toimi, sellepärast et jah, usk kasvab, aga samal, et seal tuleb üks tagasilöök ja see on neutraliseeritud läbi selle, et me rikume seadusi. Oled sa siin? Halleluuja.
Rooma 5. Rooma 5 ja salm 17, sest kui ühe inimese patu langemise tõttu surm on valitsenud selle ühe läbi, kui palju enam peavad need, kes saavad armu ja õiguse anni täiuse, valitsema elus selle ühe Jeesuse Kristuse läbi. Ütleme kõik koos, Jumal on määranud, et me valitseme elus. Aga me ei valitse omast peast, me ei valitse oma ressurssidega. See ütleb niiviisi, salm 17 jälle, need, kes saavad armu ja õiguse anni täiuse, valitsema siis elus selle ühe Jeesuse Kristuse läbi. Ütleme kõik koos, me valitseme Jeesuse Kristuse läbi. Kui sa vaatad, Hebra 11 ütleb niiviisi, salm 3, usu kaudu me tunneme, Hebra 11, salm 3, usu kaudu me tunneme, et maailmad on valmistatud Jumala sõna läbi. Jumala sõna läbi, nii et mitte sellest, mis võib näha, ei ole tekkinud see, mida nähakse. Jumala sõna on see aktiivne vägi, mis on tegutsenud. Kolosslaste 1. peatükk. Salm 13 edasi, kes meid on päästnud pimeduse võimusest ja on meid asetanud oma armsa poja riiki. Temas on meil lunastus, pattude andeks saamine. Temas on nähtamatu Jumala kuju, kõige loodu esmasündinu. Sest tema läbi on loodud kõik, mis on taevastes ja mis on maa peal. Mis nähtav ja nähtamatu, olgu aujärjed, ülemused, valitsused, võimud, kõik on loodud tema läbi ja temasse. Kõik on loodud tema läbi ja temasse. Kui ta lõi universumi koos oma seadustega ja kõigega niiviisi, kas sa arvad, et ta võiks midagi teha sinu ja minu sees? See on hämmastav. Mis ta on teinud? See ütleb niiviisi, ja tema ise on enne kõike ja kõik püsivad koos tema sees. Kõik püsivad koos tema sees. Sina püsid koos tema sees. Aga tema sõna hoiab asju koos. See on see X-faktor keemias, mis hoiab iga elektron oma orbiitis ja iga asi toimib, nagu peab toimuma. Jeesus ise on kuulutanud sõna ja asi toimib. Halleluuja. Nüüd, siin on huvitav asi. Sellepärast, et kui ma hakkasin otsima Jumalat seoses see seminar, mul keerles südames kuidagi huvitaval kombel, nagu keerles usk ja keerles palve ja siis mõned teised asjad ka ja ma ütlesin niiviisi, et mida ma teen, kas ma teen see seminar või kolmas seminar, sest et kuidagi see ei mahu ühte seminari. Ja samas, kui me käsitleme neid teemasid, me käsitleme nüüd praegu need teistmoodi, peale kui me oleme saanud valgustatud teatud asjadega, mis me oleme ise õpetanud ja kuulutanud viimase 5 aasta jooksul ja 10 aasta jooksul. Amen. Kui me õpetame usku samamoodi kui 15 aastat tagasi, siis seal on midagi väga mädasti. Kui me õpetame püha vaimu tööd ja palvet samamoodi, kui me õpetasime 15 aastat tagasi, siis seal on midagi oluliselt mädasti. Sest Jumal on valgustanud meid ja meil on üks täiuslikum baas, mille peale panna siis õpetus palvest, õpetus püha vaimu tööst, õpetus usust. Ja seda me üritame teha ja käsitleme siis selle aja jooksul, kus me oleme siin. Aga see on huvitav asi, sellepärast, et mul tuli mõned sellised küsimused, miks paluda, miks üldse me palume. Mõned me reklaamis võib-olla nagu esmalt, et see on palveseminar. Nüüd, tähtis, kui korraks kerida tagasi, see on 8. seminar. Ja Jumal ei taha, et lihtsalt tuleb üks järjekordne seminar ja siis me unustame see, mis on olnud ja võtame selle uue vastu ja hurraa ja läheme edasi ja unustame selle varsti ja ootame 9. See on tähtis, et me võtame ja õpetame neid asju, aga et võtame neid asju vastu, mõtleme nende asjade peale ja rajame tugevasti oma ellu. Alates juba paar aastat või 3 aastat tagasi, palju see oli, kus meil oli see esimene selline laadis seminar. Seminari on ammugi olnud siin 20 aastat ligi, aga me tegime nagu selline seminaride nagu sari ja me oleme ikka nagu iga mõni kuu, vahel on nagu suurem vahe.
aga me oleme üritanud nagu seminari teha. Esimene oli rist ja veri. Ja kui meil ei ole teatud põhitalad paigas sellest, mis Jeesus tegi, kui ta lunastas meid niiviisi, siis me ikka võitleme ja sipleme süümeka ja hukkamõistmise sees. Meil on vaja mõista see tõde väga selgelt, et tõusta individuaalsel tasandil võidukana, et me ei ole kogu aeg peksnud sinda ja tänna hukkamõistmisega ja alaväärsusega ja kes me oleme ja kuidas Jumal nii ja selline elementaarne segadus, mis hõlmab või valdab hästi palju Kristuse ihu. See õpetus on väga-väga vältimatult vajalik. Kui sa ei olnud siin sel ajal, see hamburgeri raha eest või palju prae eest või palju see maks, ma isegi tea, mis me lihtsalt, see ei ole raha tegemise asi kindlasti, sest et see on nagu, ma arvan, et me panime mõni hind ainult sellepärast, et ta ei oleks oluliselt väiksem kui mõnes teises kohas. Sellepärast, et Eesti sühika sageli on sedasi niiviisi, et me hindame seda asja vastavalt, kui kallis ta on. Olete siin? Vaata, see on hea maksta hinda asja eest. Kõik läheb õigesse suuna niikuinii. See läheb lihtsalt, et lõpuks toota rohkem. Aga me siis käsitlesime erinevaid teemasid. Eriti tähtis on need 3 nendest 7, kus me käsitlesime see, mis on nimeks on nagu need on apostolikud teemad, prohvetlikud tahud Kristuse ihus ja nii edasi, mis me oleme rääkinud nagu viimasel ajal, viimast 2 seminari, 7 ja 6. 5 oli tervendamise seminar, kuidas terveks saada, mitte ja sellele eeldusel, et sa juba tead, et Jumal tahab, et sa terveks saad. Enamus raamatud ja lindid, mis on kunagi välja tulnud sel teemal, enamus see raamat või lind või seeria, see on hõivatud sellega, et kuidagi seletada, et see on Jumala tahe, et sa oleks terve. No kõik sedasi. Aga me alustasime juba, võib-olla viiluke tegelesime sellega, aga siis rohkem, et kuidas siis edasi panna sellest kohast, et kuidas siis päris vastu võtta, kuidas seista, mis teha, mis see usu dünaamika ja kuidas see asi toimib. Erinevad ristteed, mille juurde sa võid tulla. Ja kui sa tegeled mingisuguse asjaga siin praegu füüsiliselt, võta selle ja toida ennast pidevalt selliste asjadega ja tead mis, varsti see asi on üks mineviku ajalugu sinus. So miks me palume? Keegi pakkus välja, mille pärast me palume üldse? Keegi pakub välja? Jumala tahet maa peal, see on väga hea vastus. Me võiksime väga lihtsaks teha seda asja niiviisi, et me tahame mingi element Jumalast, et oleks meie keskel. Midagi, mis on Jumala tahest, tema riigist, temast, et see oleks meie keskel. Aga ma ei tea, kas sa oled mõelnud selle asja peale, et Jumal tuleb meie keskele erinevatel põhjustel. Ja iga asi, mis mõjutab, kas Jumal tuleb või ei tule, ei sõltu, kas meie palume. See on natukene teistmoodi palveseminar. See ei ole antipalve, aga see võib-olla kõlab natukene antipalve esmalt. So pidage vastu, sellepärast, et me tegeleme erinevate seadustega, mis on vaimulikud ja isegi kõlab väga loomulikud seadused, mis Jumal on pannud paika, sest et gravitatsioon on olemas. Seadus on, saad aru, see on hämmastav asi, seadus on seadus. Need on olemas. See on väga täpsed matemaatilised seadused, mis kehtivad universumis ja saad aru, see on huvitav asi, sest et isiklikult vanasti mul ütleme nagu reaalained eriti nagu ei meeldinud nii palju. Mul meeldis rohkem nagu, mis see humanities on? Humanitaarained, sest mul meeldis nagu rohkem nagu ajaloo kirjandus, nagu sellised, ma mõtlesin, et see on kuidagi nagu, see on huvitav. Numbrid, mis iganes, aga ja nagu sellised vinklid ja seadused ja nagu füüsikaseadused, ma mõtlesin, et apekene, Jumal hoidku. Las tema tegeleb selle asjaga. Ma ei olnud isegi päästetud sel ajal ja mul ei olnud üks väga terve hoiak. Aga see on huvitav asi, sellepärast, et inimesed üldiselt, neile ei meeldi vundament nii palju, kui neil meeldib katus ja diivan. No mitte katus, aga tapeet ja diivan ja mööbel. Aga see, kes
on ehitaja, ta hindab konstruktsiooni. Ja need asjad, mis Jumal on pannud paika, Jumal on pannud väga-väga suure täpsusega seadused paika niiviisi, mis see on hea tunda neid. Amen. Kui sa jooksed 100 meetrist jooksu, sa ei lähe mingisuguse suure nagu puhvaikaega ja kirsadega joosma. Jooksed 100 meetrist. Või kui sa tahad nagu üks selline nagu maa peal nagu kiiruse rekord teha niiviisi autoga või mingi asjaga, et sa ei lähe üles mäge, kui seda saavutada. Keegi küsib, miks? Ütleme kõik koos, gravitatsioon. Kui sa teed kõrgushüpet, sa ei pane selline veskikivi ümber vöö. Sa paned selle ümber pea, kui sa oled kantpea ja tahad kedagi uputada nagu meres, aga sa ei pane selle enda ümber, kui sa tahad kõrgushüpet teha. Ütleme kõik koos, gravitatsioon. Ütleme kõik koos, seadus. Ma ei tea, kui ma olin keskkoolis isegi, mul oli 2 füüsikaõpetajat, kes nagu 11. klassis ja esimene õpetaja, mis mul oli, ta armastas seda teemat tohutult ja me kõik, ta õpetas seda sellise kirega, et me kõik hakkasime armastama füüsikat. See oli totaalne ime. Me armastasime füüsikat, aga kuidagi nad otsustasid, see klass oli liiga suure, jaotasid selle pooleks ja tõid ühe uue mingisuguse õpetaja, kes ei osanud esmalt korda pidada ja teiseks ta oli selline abiõpetaja, kes ei teadnud eriti palju füüsikast, kellele ei meeldinud ise füüsikas oli näha. Ja mina sain kuidagi viisi nagu saduldatud sellise õpetajaga, kui väljendada seda asja sedasi. Seal ma olin sellise õpetajaga ja mul kaotas täielikult, ma olin, ei läinud kaua mööda, me olime seal klassis paberlennukitega, niiviisi ja see ei olnud üldse huvitav. Aga kui sa näed asja ilu ja asja sügavust, siis hakkad hindama asju. Ja ma mäletan samas 11. klassis ka, ma ei tea, kus selline inimene tuli, võib-olla mõned teie hulgast on sedasi häälestatud ka, ma ei tea, see oli mateõpetaja ja see inimene armastas matet nii palju, et kui ta hakkas seletama need teooremid, nagu mis valemid eesti teoreemid, miks pärast on ekstra siin pandud? Minu asja segaseks teha. Okay. Teoreemid. Ja ta hakkas rääkima sellest asjast, sa oleks pidanud nägema, tema silmad läksid särama. Nagu üks kunstihuviline, kes hakkab kirjeldama siis Stiin nagu see kabel seal, mis ta on eesti keeles? Sixtuse kabel. Okei, ma ütlen itaalia keeles, Capella Sistina. Okei, see on parem. Okei, see on ehtne siis, me oleme kõik järgi teinud, see on itaalia keeles. Okei, igatahes või ladina keeles. So igatahes, nagu ta kirjeldaks Michelangelo nagu kunsti seal ja ta oli täielikult nagu silm, see oli kohe näha, mees oli armunud. Ja seletab mate teoreeme sellisel viisil nagu üks kunsti fanaatik, nagu suuvesiselt kirjeldab mingisugust maal seal Louvres või midagi. Saad aru? Ja seal ta oli ja kuidagi kahju, et see ei nakanud. Ma olin üks tüüpiline selline õpilane, keskkooli õpilane sellel ajal niiviisi ja mul olid teised huvid. Ma ei tea, ma ütlen ise, sa oled küll vaatamisväärne, aga minul küll see üle ei nakku kuidagi ja nagu, et ei jäigi, ma sain, mis ma uskusin. Aga on seadusi, seal on asju. Sest et Jumal tuleb kohale erinevate põhjuste pärast ja mõned nendest, nad ei tegele palvega otseselt, nii nagu meie mõtleme palve peale üldsegi. See on tähtis, et me mõistame neid asju ja et me ei puksi nende seaduste vastu, sest et seadus on seadus. Gravitatsioon toimib, inimene võib aknast välja 10. korruselt ja on see Eesti 10. korrus või on see Prantsus 10. korrus, see toimib täpselt samamoodi. Seadus ei vali nagu ei eelista isikuid, tal ei ole lemmikuid ja me peame tundma Jumala seadusi. So, kui me hakkame siis, me näeme Piiblis tegelikult
väga huvitav, et Jumal tegelikult isegi ei vasta mõne, piibel isegi kirjeldab, kes need on, kui sa vaatad õpetussõnades ja ka mujal. Seal on teatud inimesed, Jumal isegi ei vasta nende palveid. Ja seal on teatud inimesed, kes seal on teatud liiki palved, mis ta ei vasta ja teised, mis ta siis vastab. Kui sa oled kristlane siin, ära mõtle niiviisi, et Jumal ei taha su palveid vastata, ta meelsasti tahab vastata, aga isegi Jakobus 4. peatükk kirjeldab, et seal on teatud liiki palveid ka, räägib kristlastele, mis ei vastata. So me peame kindlaks tegema, et me ei lähe teatud seaduste vastu. So esimene asi, mis ma üritan käsitleda selle nädalavahetusel, et me räägime siis nende tarkuse ja vaimu seadustest natukene. Ei jõua ühel nädalavahetusel kõigega tegeleda. Ja siis tegeleme võib-olla ka natukene rohkem sellest, mis Jumal prohvetlikult on tegemas, sellepärast, et kus sina oled Jumala ajagraafiku keskel, mismoodi sina oled paigaldatud Jumala prohvetliku tähtsuse skaalas praegu tegemas, kas mida tema tahab või väljaspoolt seda sa pole isegi aimu, mis Jumal tahab. See määrab väga palju, kuidas su usk toimib ja mismoodi Jumal tuleb vastu ka. Sest et kui Vanas Testamendis, kui pilv läks edasi, Jumala osadus läks edasi, Jumala vägi läks edasi, aga need, kui nad ei oleks kaasa läinud, siis Jumala osadus oleks läinud eemale ja järjest iga päevaga eemale, nemad jäid paigale, Jumala osadus oleks edasi läinud, nad oleksid ära kuivanud seal. Ja tänapäeval on paljud denominatsioonid, nad on õpetamas täpselt samat asja, mis nad õpetasid 20 aastat tagasi, 40 aastat tagasi, mõned 100 aastat tagasi. Mõned kauem veel õpetavad täpselt samat asja, ei ole midagi muutnud, välja arvatud, et nad on natukene kompromisslikumaks muutunud sellega, mis nad tolereerivad või lubavad. Et see ühiskond on isegi kuidagi nad pehmeks rääkinud ja ainuke asi, mis jääb sellest, mis vanasti oli mõned põhitalad selles denominatsioonis või rühmas, mis nad ikkagi toonitavad ja raiuvad, aga kõik muu on ära läinud ja see prohvetlik kehtivus või see ajakohasus on ammugi ära auranud. Ja üks asi, mis Dr. Jonathan väljendab ka niiviisi, et kui me ei lähe edasi Jumala kavaga, siis isegi ilmne tehnika nii-öelda ei toimi, kui me oleme väljaspoolt Jumala plaani, nii nagu see peaks toimima. Ilmne tehnika aitab meid kõige etemini ja kõige paremini ja kõige nagu see peaks, kui me oleme Jumala tahte sees, praegu Jumala tahte sees prohvetlikud. Kas keegi saab aamen ütelda? Ja sellepärast me peame mõistma, mis Jumal on tegemas. See ei ole selle nädalavahetuse üldteema, see oli eelmine ja üle-eelmine. So kui see enda ei olnud siis mine tagasi kuule ja isegi kui olid, mine kuule niikuinii. Kolmas asi, ma tahan jõuda siis lõpuks tegeleda palvega. Ma natukene räägin sellest, et sa võiks saada natukene ülevaade, et siis sa mõistad, miks pärast me ei hüppa kohe nagu selle viimase sammuni. Me räägime siis ka usust, aga võib-olla natukene täiuslikumalt. Me räägime usu dünaamikast. Me räägime siis, kuidas usk toimib ja ka Jumala vaimu tegevusest, mis mõlemad, mis just palve suhtes. Sest et mitte kaua tagasi me kuulutasime välja ja see oli prohvetlikult niiviisi, et see on üks aeg, mis me oleme sisse astunud nagu uude ruumi, kus Jumal tahab tõsiselt lahendada olukorda, mis on ammu olnud kuidagi vaevaks sinule. Et kui sa oled koksend oma pea osa esist nagu vastu seinu mingi asjaga niiviisi, see on aeg nüüd, et see sein lõpuks läheb pooleks ja sa astud läbi. Et lõplikult ei jää sedasi, et mingi anakiidid või mingi filistid jäävad sinu mätta otsas niiviisi, irvitama sind niiviisi, et see asi, mis on sind seganud, häirinud, takistanud, see ajatakse laiali ja sina astud üle müüri nagu Jeriko puhul. See on aeg selleks, aga et see tuleks esile, me tahame kindlaks teha sellist asja niiviisi, et me oleme Jumala mitte ainult palveprintsiipidega pädevamad, aga siis prohvetliku ajakellaga natukene rohkem sammus ja ka, et me ka arvestame nende seadustega. Erinevad asjad, mis on Jumala tahte sees. Halleluuja. So vanasti usu sõna liikumisega, et usk oli see põhiasi, mis oli toonitatud, see on üks hiigelfaktor tõesti, sest et muidu Jeesus ei oleks rääkinud sellest asjast nii palju. Keegi küsib, et
et on see usk nii tähtis? Ja, ta on nii tähtis, sellepärast, et Jeesus tegelikult oli kõige suurem usuõpetaja üldse. Mõtle, kui mitu korda ütles niiviisi, see sündis sulle sinu usu pärast. Kas sul on usku selles, et ma võin seda? Ja, siis sündigu sinu usku mööda. Ütles seda nii palju, et inimene peab olema nagu päris segane, pime või ebaaus, et mõelda, et see asi ei ole tähtis. Amen. Aga samas ta ei ole ainuke faktor. Ja mis on huvitav, kui sa vaatad isegi sügavamalt, sa mõtled isegi Vanas Testamendis, isegi kus Jumal ütles niiviisi, ta rääkis lepingu tingimustest. Ta ütles niiviisi nagu 5. Moose raamat 28 või 3. Moose raamat 26. Ta ütles niiviisi, et kui sa teed neid asju ja oled hoolas pidama neid asju ja teed seda ja austad mind selles, siis mina teen nii ja nii ja nii ja nii ja nii ja nii ja nii. Aga kui sa ei tee ja ei pane neid tähele ja ei tee neid asju, siis ma teen ja toon nii ja nii ja nii ja nii ja nii ja nii ja nii. Kuidagi väga huvitav kirjakoht, sellepärast on kuidagi hämmastaval viisil, kuidas ütelda eesti keeles, it's like a conspicuous omission või kuidagi nagu üks tähelepanu äratav mitteolek sellest teemast, usust või palvest. Ometigi terve jutt on sellest, kas Jumal tuleb või ta ei tule. Kas Jumal teeb seda, mis igaüks nagu mis oleks, nagu kas Jumal tuli ja õnnistas ja tõi korda minekut ja ole oma üleloomuliku kohale või mitte. Aga jutt ei olnud palvest ega usust. Jutt oli mingist sügavamast asjast. See on rahva südame hoiak ja nende sõnakuulelikkus. On ju? So, me räägime sageli, et usk tuleb kuuldust Jumala sõnast. Aga ma ütlen, et võiks ütelda niiviisi Piibli alusel, et usk tuleb isegi sama palju või rohkem veel ühest teisest asjast. Keerake korraks esimene Johannes 3. Ma pean jõudma nende seaduste juurde. Enamus me tegeleme sellega homme niikuinii, ma eriti võib-olla ei jõua detailselt käsitleda seda, neid seadusi täna õhtu, aga me saame otsa lahti teha, vähemalt isu äratada või huvi äratada, et mis need asjad võiksid olla. Esimene Johannes 3 ja salm 21 ja 2. Armsad, kui meie süda meid hukka ei mõista, on meil julgus Jumala ees ja mida me iganes palume, seda me saame temalt, sest me peame tema käske ja teeme, mis on temale meele pärast. Palved vastatakse, kas otseselt klassikalises mõttes usu pärast? Sõnakuulelikkuse pärast. Aga tead mis? Sõnakuulelikkus on usk. Meil lihtsalt on olnud kitsas definitsioon, mis usk on. Usk on enam kui lihtsalt usupalve. Ja see on, kus me oleme eksinud, sellepärast, et kui sa vaatad Hebra 11, see jutt usust, mis Jumal pani Piibli, ei räägi sellest, mis me võime muudku saada ja saada ja saada ja saada endale ja endale ja endale ja saada ja saada ja endale ja endale. Kõl on nagu mingi Hispaania rapper siin praegu. Andre, lipa! See terve jutt on hoopis teisel vundamendil. Primaarselt austus Jumala vastu, sõnakuulelikkus, usaldus Jumala vastu, täielikult detailseni sõnakuulelikkus, enese ohverdav hoiak ja nii edasi ja nii edasi. Hämmastaval viisil ei ole eriti õpetus selles peatükis. See suur usulõik ei ole isegi usupalvest otseselt suurt õpetus selle sees. Kas see tähendab, et usupalve ei kehti? No ärme unusta, mis Jeesus ütles niiviisi. Ütles, et olgu teil usku Jumalasse. Või olgu teil Jumalaliiki usku. Kes ütleb sellele mäele, tõuse paigast ja lange merre ja mõtle kaks pidi oma südames, vaid usub, et see, mis ta ütleb, toimib, siis see toimib temale. Nagu ta ütleb. Ja sellepärast ma ütlen teile, kõik, mis te palute ja annute, uskuge, et te olete seda saanud või uskuge, et te seda saate ja siis see saab.
õpetus on selgelt seal. Aga see on rohkem kui üks usupalve. Usk on sõnakuulelikkus, aga rohkem kui usk on lihtsalt sõnakuulelikkus. Usk on üks elu. Õige elab oma usust. Kas keegi saab aamen ütelda? Keerake korraks nüüd Johannese 15. peatüki. Loen kohe algul. Mina olen tõeline viinapuu ja minu isa on viinamäe aednik. Iga oksa minu küljes, mis ei kanna vilja, tema kõrvaldab. Ja iga üht, mis kannab vilja, tema puhastab, et see kannaks rohkem vilja. Nüüd, mõiske, vili Piibli alusel räägib enam üle teiste asjade see, mis toimub sinu sees, mitte need aktid või teod, mis sina teed väliselt. Oled sa siin? Me võiksime seda tõestada paljudel erinevatel kirjakoha alusel siin praegu, aga me lihtsalt seda ei hakka siin tegema praegu. Aga see ütleb niiviisi, et teie olete juba puhtad selle sõna pärast, mis mina teile olen rääkinud. Jääge minusse ja mina jään teisse. Nagu oks ei või vilja kanda iseenesest, kui ta ei jää viinapuu külge, nõnda ka teie, kui te ei jää minusse. Mina olen viinapuu, te olete oksad, kes jääb minusse ja mina temasse, see kannab palju vilja. See on üks väga lihtne retsept tegelikult. Kes tahab vilja näha? Me kõik tahame. Ta ütleb niiviisi, kui me jääme temasse ja tema meisse. Keegi küsib, mis see on? Loeme edasi. Sest ilma minuta ei võida midagi teha. Kui keegi ei jää minusse, siis ta heidetakse välja nagu viinapuuoks ning kuivab ära. Ja nad kogutakse kokku ja heidetakse tulla ning põletatakse ära. Kui te jääte minusse ja minu sõnad jäävad teisse, siis paluge, mis te iganes tahate ja see sünnib teile. Nüüd, kui te jääte minusse ja minu sõnad jäävad teisse, siis paluge, mis te iganes tahate ja see sünnib teile. See räägib elust, see räägib sõnast ja seal on erinevad asjad, aga me ei jõua selle asja juurde veel, sest meil on vaja edasi vaadata. Need seadused on väga huvitavad asjad, erinevad asjad Jumala sõnas, erinevad asjad, mille kohta meil on vaja olla sõnakuulelik. Sest isegi see vaimne tunnetus, mis sageli me ei taipa asju. Tead, Iiub ütles niiviisi, ta ütles, et me ei suuda oma toimkäsi esile tuua Jumala ette oma pimeduse tõttu. Ma ei tea, kuidas see väljendab seda eesti keeles. Aga ühesõnaga, see pimedus, see arusaam on, mis takistab vaatevahel, et me ei tea täpselt, kuidas paluda. Kui hiljem me tegeleme palvega, me räägime kahest põhist aspektist. See palve, mis me teeme, kui me teame asjast, kui meil on tunnetus ja see palve ja see palve, erinevad asjad ja seadused, mis kehtivad, kui sa ei tea, mis toimub ja mida paluda. Aga tead mis? Koos püha vaimuga sa võidad mõlemal väljakul. Sest Jumal ei taha sind hoida teadmatuses. Ja Jumal on andnud sulle tehnikat, millega tegeleda selle asjaga niiviisi. Aga me tahame kindlaks teha, et me oleme õigel sagedusel Jumala ees. Sellepärast, et ka Iibu raamatus me näeme niiviisi, et Jumal päästab kedagi teist sinu käte puhtuse tõttu. Kes sina oled Jumala ees, on väga-väga määrav. See on võib-olla isegi määravam sageli kui see, mida me oleme konkreetselt uskumas klassikalises mõttes väga sageli. Me tahame rääkida nendest asjadest. Nüüd see on huvitav sellepärast, et meie kogemus vaimulikult on sageli natukene laiguline ja inimesed on võib-olla maksnud 10, te olete võib-olla isegi andnud inimestele 10 on maksnud, palju asjad on tehtud niiviisi, aga ikka kuidagi mõni asi toimub väga konarlikult, see lihtsalt ei toimi nagu te tahaksite. Kas kellelgi on, peale minu on kunagi olnud see kogemus selle aja vältel, kus te olete pääsenud olnud, et te olete teinud kõik, mis te oskate kuidagi viisi, see tulemus on ikka kuidagi lapiline ja kuidagi ta ei ole see, mis sa päriselt ootad. Ma usun, et me näeme paremini peale selle. See on huvitav asi, sellepärast, et vaatevahel see on üks kombinatsioon pisi asju. Saad aru, isegi see auto on siuke asi niiviisi ka. Sul võib olla mingisugune pisi probleem. Sul võib olla näiteks see, et su kokkujooks on sassis ja sa kulutad oma rattad kiiresti, su auto ei sõida nii säästlikult ja sa kulutad oma rattad ära niiviisi ja kuidagi nagu see ei lähe nii sujuvalt. See võib olla natukene hullem, sul võib olla üks selline, kas kellelgi on kunagi olnud üks selline muhk
ratta peal niiviisi ja autoga sõidab mööda maanteed, see oleks nagu mõnedel siin. Asi läheb võib-olla natukene tõsisemaks ja võib-olla nagu, et no ütleme nagu selle juures on siis, seal on liiga vähe nagu rõhku sees, niiviisi nagu õhurõhku. Nüüd kõik on okei, kui sa sõidad 30 kilti tunnis mööda nagu pargiteed või midagi niiviisi, kus sind lubatakse sõita vähemalt. Aga kui sa sõidad suure kiirusega suvi käes, siis sul on liiga vähe nagu õhku komis või selles rehvis, et see võib nagu, see läheb kuumaks need küljed ja see võib nagu pauguga teha. Seal on teisi asju. Seal on asju näiteks nagu sa paned, sul on automaatkast ja paned, aga see libiseb, sa annad gaase ja ei toimu midagi ja mõni sekund hiljem see läheb kõmm niiviisi ja siis hakkab. Kellegi on kunagi olnud kogemus sellise asjaga? Või läheb tagurpidine käik välja? Kui läheb tagurpidine käik välja, seal on mõni asi, mis sa ei saa teha enam autoga. See on mõni koht, kus sa ei tohi parkida. Sest kui sa pargid sinna ja sul on raske auto, sa oled üksi, siis sa saa välja enam. Mul oli ükskord selline auto ka. Tagurpidine käik läks välja ja kui ma olin üksi, siis ma tegin hoodsast niiviisi, et ma parkisin kuskil nagu kallaku peal. Ma leidsin mäge. Ja kui sa oled Eestis mõnes kohas, siis sa oled hädas, sest mäge pole. Kui sul küünad on nagu üks küünal või kaks on nagu mäda või see juhe on mäda niiviisi, siis mõni silinder ei tööta korralikult ja siis see jõnksutab ja hakkab mööda minema ja jälle kuidagi nagu, see ei sõida sujuvalt ja sul on jälle nagu jama. Kes saab aru, kui kõik need asjad korraga toimuvad niiviisi, sa ei taha sihukese autoga sõitagi. Olgugi, et rattad on ümmargused, olgugi, et käigukast enam-vähem töötab, mootor on olemas, värv meeldib naisele. See on nalja, sest tavaliselt mehed ei hooli. Aga nad on tõestanud, nad hoolivad ikkagi päris palju. See on lihtsalt selline müüt. Saad aru? Ja meie usuelu on väga sageli sedasi. Seal on pisiasjad. Üksikult see võib olla ei väga palju, aga palju neid asju, see ajab tuksi palju asju niiviisi. Aga mõne inimese usuelu on sedasi, nagu sul mootor polegi. Ja siis sa saad aru, sul on probleem. Sul ei ole vaja šlepist rääkida, sul ei ole vaja, nagu, saad aru, et sul on lihtsalt vaja mootorit. So, on sul kokkujooks sassis või on sul mootorit vaja, Jumal tahab seda olukorda lahendada. Amen. Kui naistele meeldinud see väike tähendamissõna siin või mis iganes. Ma nuputan öösel mingisugune köögipärane asi äkki. Jumal tahab, et su kogemus on ühtlaselt hea. See on tähtis, et sa tead seda. Nüüd tead mis, ususõna liikumise ajal ja enne, kui toimus see suur tervenemise ärkamine, me kirgastasime ja austasime ja tõstsime kuidagi viisi, nagu see oleks see kõige ideaalsem situatsioon. Me kuulsime igasugused sellised nagu absoluutselt fantastilisi tunnistusi, kuidas Jumal nii imeliselt tõi rahal kohale või kuidas keegi imeliselt sai seda või teist ja kolmandat või isegi terveks niiviisi. Täitsa surmavoodis ja surmasuus või kui see on rahadega tegas, sai kohe nagu mingi suure ime, aga siis 3 nädalat hiljem inimene on jälle suures ämbris ja vajaduses, tal on vaja uut imet. Ja see oli ka üles ja alla ja see on isegi sellised tunnistusraamatud. Inimene räägib suure vägevad ime. Ja saad aru, ära mõista mind valesti. Jumal tahab väga suuri imesid tuua meie ellu, aga mitte et päästa meid jälle mingisuguse finantslikust surmasuust välja. See on nagu tervenemise ärkamise ajal oli sageli need jutlustajad, kes ise olid haiged ja nad olid tõsiste valude sees, aga nad varustasid suuri imesid teistele. Isegi Smith Wigglesworth, me räägime nii austavalt temalt ja ta oligi hämmastavalt austusväärne mees, aga meil olid neerukivid 6 aastat ja ta oli, palju sellest aastast oli piina sees lihtsalt sellepärast, et ta ei teadnud, et mis ta võib ise teha. Mõned, kes olete siin, teil on nagu lapiline või laiguline see kogemus ja mõnikord
teil on kogemus hea enda suhtes, aga laste suhtes võib-olla ei ole, aga saad aru, see seadus, mis kehtib sinule, kehtib ka lastele ja me tegeleme sellega ka enne, kui see lõpeb, kui Jumal lubab üldse ja ma usun, et me tegeleme, sest et see meelevallasfäär, me peame teadma, mis see on, kus meie usk on kehtiv ja kus ta ei ole kehtiv. Sest sa ei saa kellegi eest teha päästmise palve, saad aru? Sinu usk ei kehti seal. Ta peab ise seda tegema. Inimene, kes ei taha terveks teha, sina ei saa määrida oma tahet nendele kaela. Kui nemad tahavad, nad tulevad sinu juurde ja neil on mingi usk olemas, siis koos sinu usuga seal võib olla midagi, mis toimub. Aga igatahes Jumal tahab tuua meie kogemus niiviisi, et see on hea. Las ma loen üks asi, mis tuli Jumala käest mingi aeg tagasi ja ma lihtsalt loen selle, üritan nii hästi, kui ma saan. So me taha austada või kuidagi austuse sisse tuua, eks selline üles alla elu niiviisi. Jumal tahab, et me oleksime jumalikus tervise sees ja mitte ainult kogeme tervist, kui me oleme tõsiselt nagu hädas jälle. Okay? See on tähtis siis, et eristada selles, et saada palved vastatud sellega, et me oleme õnnistatud Jumala poolt üleüldiselt. Ei ole piisav, et lihtsalt, et Jumal vastab su palved. Sinul on vaja ka, et Jumal tegutseb sinu ümber, valvates sinu üle ja ise võtab initsiatiivi ja käivitab asju, millest sina isegi võib-olla ei ole isegi teadlik. Selle asemel, et sina teadlikkuses nagu selles olukorras, et sinul on muudkui lihtsalt vaja paluda ja paluda nende üksikasjade eest. Ma ei tea, kuidas väljendada seda paremini, sest see oli inglise keeles. Jumal tahab, et seal on üks arm, mis ümbritseb siin, mis viib ja surub läbi palju, mis on temast, ilma et iga pisiasi sina pead jälle võitlema üksikute usupalvetega. Seal on üks kõrgem koht. Meil on vaja käsitleda usupalveid õieti, aga me tahame elada sellises viisis, kus me lugesime seal Johannes 15, seal me näeme, et kui me elame temas, tema sõna elab meis, me palume midagi, me saame. 1. Johannes 3, kui me elame sõnakuulelikult tema, siis meil on automaatselt tuleb üks suurendatud julgus ja kui me julgelt siis palume, me saame, sest et me teeme neid asju, mis on temale meelepärane. Aga seal on üks teine koht veel, Matteus 6 ja Salm 33, kus ütleb niiviisi, otsige esmalt Jumala riiki ja tema õigsust ja kõik teised asjad antakse teile pealegi ka. See on üks seadus. Aga seal on teisi, mis me vaatame ja väga palju õpetussõnades. Aga loeme edasi siin. So meie palved siis, nad tulevad sellest kohast välja, et nad on ainult vajaduse kohased palved, mis sa usus palud, sinna kohta, kus toimub rohkem ülistus ja kiitus selles, mida ta on juba tegemas. Ja seal on asju, mis hakkavad rohkem nagu toimuma. Ja asjad hakkavad voolama isegi enne, kui sa isegi oskad paluda nende asjade eest väga sageli. Ja siis ka see tähelepanu 5. Mooses 28 on nii selge, kui see räägib ka nendest õnnistustest ja ka tingimustest, mis oli nagu selles lepingus. Et seegi oli kuidagi hämmastavalt ilma jutu konkreetsetest palvetest. Nüüd, mõiske, see on ikkagi palveseminar mõnes mõttes, see ei ole antipalve. Me lihtsalt paneme selle baas paika niiviisi, et me võime julgemalt ja paremini paluda, sellepärast et lõppude lõpuks isegi Piiblis me näeme, et mõne inimese palve Jumal kuulis väga ruttu ja mõni inimene ei kuulnud väga ruttu. Usk võib olla faktor mõnes olukorras, aga sageli oli see, kes see inimene oli Jumala ees. See oli ka faktor. So me ei ole võib-olla sellest nii palju rääkinud. So kui inimese elu on meeldiv Jumala, mõni asi lihtsalt toimub palju kergemini. Isegi see usk, mis on vaja, siis kergemini toimub. So, halleluuja. Ja osa nendest seadustest, seal on mitu asja õpetussõnades, sest me tahame nagu defineerida ka selliseid asju, et mis roll on sinu usupingel ja mis rollil on teatud asjad, mida sa teed ja kuidas Jumal suhtub nendest asjadest. So me näeme
sest seal on asju, mis inimesed teevad sageli suhetes. On see sõprused, on see perekond või mis iganes. Ja ta usub ühte asja ja kuulutab ühte asja, aga ta elu läheb sedasi, mis teeb selle tühjaks. Või see on isegi kaalukam negatiivses mõttes, kui isegi see, mis nad paluvad. Ja vahetevahel asi lonkab ja inimene ise mõtleb, et ma olen palun, mis pärast see asi ei kuidagi ei muutu. See on sellepärast, et seal on üks suurem seadus, mis trumpab üle seda, mis sa oled üritanud palves teha. Me palume sageli ka noorte kristlaste eest, paljudes kohtades me palume ka igasuguste inimeste eest niiviisi ja mõned noored kristlased kasvavad nagu fantastiliselt, sellepärast, et neil on üks igatsus Jumala järgi, aga paljud võib-olla laias laastus noortest paljudes kohtades tänapäeval, et nad võib-olla ei kasva nii hästi, aga seal on teisi asju piiblis, mis Jumal ütleb asjade kohta, mismoodi tegutseda sõprustega ja inimestega nagu koguduses, mis tagavad, et meie palved ei tule tagajärjeta tagasi. So me tahame käsitleda selliseid asju, et me võiksime siis optimaalselt kogeda Jumalat igas valdkonnas. Me tegeleme siis selle teemaga nagu eriti palju asju finantslikult. Ma tahan tegeleda ka homme, sellepärast, et see on üks valdkond praegu, kus Jumal tahab lüüa selle suure Goljati täielikult mitte ainult pikali, ega lasta ta õhku lausa. Amen. See on liiga aega, see on liiga kuidagi hilja ja liiga kuidagi nagu leebe, et lihtsalt lasta Goljatile üks kivi pähe. Ja seal on kaasaegne tehnika ja seal on pommid ja seal on granaadid vaimusfääris. Ma usun, et me saame paremini seda asja teha. Amen. Kes tahab lüüa selle vaenlase nii kaugele, et sa ei tegele see. Tema hambad pole isegi leida 100 kilomeetri raadiuses sellest, kus sa seisad. Oled sa siin? Amen. So me tahame käsitleda selliseid teemasid siis. Tõusme kõik püsti ja lihtsalt täname Jumalat, et ta on hea. Ja täna lõpetame aja kohaselt, sest et homme on ka päev. Halleluuja. Isa, me tõstame käed ja täname sind selle eest, et sa oled hea. Ja su heldus kestab igavesti. Me täname sind, Isa, et me oleme saanud sissejuhatuse teha siin. Aga Isa, me palume ka, et üksikult erinevad iga inimese kohaselt, kes on kas tulnud kaugelt või on osa sellest kogudusest siin samas. Isa, et sa võiksid täpselt tuua esile konkreetseid asju, mis võiks kas või suurel viisil või kas või peenhäälestamise mõttes ise panna asjad veerema palju sujuvamalt nende usuelus ja elus üldse, et nad kogevad palju rohkem sinust ja takistused ja kuidagi viisi asjad, mis põhjustavad kuidagi üks selline nagu lapiline tulek, et kuidagi kohati on ja kohati ei ole, ei tea, mis täpselt toimub, et need asjad, Isa, et need auruvad ära ja me tuleme uue aja järku, Isa, kus me kogeme rohkem ja rohkem sinust. Isa, me täname sind selle eest nüüd Jeesuse nimel. Halleluuja. Me austame sind selle eest ja me täname sind. Halleluuja, me tõstame käed sinu ees ja me täname sind, Isa, et sa oled hea ja sinu heldus kestab igavesti. Halleluuja.